Kas oled kunagi mõelnud, miks Jax on jänes? Miks tema tuba näeb välja nagu väikese tüdruku oma? Või miks ta on kõige vägivaldsem tegelane? Olge valmis, sest selles videos analüüsime kõige häirivamat teooriat, mis paneb sind Jaxi vihkama. Me teame, et Jax on jänes, kuid tema kujundus ei ole ainult sellepärast, et ta näeks lahe või armas välja. Ja kui te minut küsite, siis see kujundus tundub veidi vastuoluline. Me teame, et Jax ei ole üldse armas. Ta veedab aega kõiki kiusates ja isegi neid lüües. Noh, sõbrad, nüüd tuleb huvitav osa. Kui natuke järele mõelda, siis jänesed on loomad, kes jooksevad alati minema. Nad on üsna arglikud. Ja kui me seome selle kõik Jaxi minevikuga, siis tundub, et ta lihtsalt põgeneb millegi eest, mida ta minevikus tegi ja mis teda kummitab. Nii et mis see siis on, mille eest Jax põgeneb? Noh, vastus tundub olevat liiga häiriv. Ja kõik vihjed leiame tema toast. Kui me seda esimest korda näeme, on see täis vikerkaari ja erksaid värve. Ja huvitav vastus, mille looja meile tema toa kujunduse kohta andis, on see, et vikerkaar sümboliseerib, et Jax oli kunagi hea inimene, enne kui midagi traumeerivat teda muutis. See on liiga imelik, arvestades kui psühhopaatne Jax on. Ja veel üks huvitav asi selle lilla jänese kohta on see, et ta muutub üsna eemalolevaks, kui Ragata räägib tema vägivaldsest emast tema ees. Tõenäoliselt toob see talle halbu mälestusi. Võib-olla sellepärast, et ta koges midagi sarnast. Pealegi, midagi, mis paljudele võib tunduda üsna naeruväärne, on see, et Jax muutub väga närviliseks ja ärevaks, kui mainitakse maisi. Aga ma ei usu, et see on lihtsalt nali. Pigem arvan, et see hirm võib samuti tuleneda sellest traumast, mis tema minevikus aset leidis. Seega, kui ühendada tema tuba lillat jänest kujutava disainiga ja need huvitavad detailid Jaxi kohta, viitab kõik varjatud tõele, mis juhtus ühe lapsega. Ja need asjad võivad olla seotud kohutava traumaga, mis juhtus enne digitaalset tsirkust. Ja nende üsna värvikate ja lapseliku välimusega elementide põhjal tundub, et need on seotud selle väikese lapsega. Tõenäoliselt, mis iganes selle lapsega juhtus, ei olnud Jaxil julgust sellega silmitsi seista ja ta otsustas põgeneda ning peituda maisipõllule. Aga mida tegi Jax, et niimoodi põgeneda? Mida tegi Jax sellele väikesele lapsele? Tõenäoliselt te juba teate vastust selle põhjal, mida 7. osa meile näitas. Nimelt, Jaxi paanikahoo ajal saame mõned mälestused päris maailmast. Kui suudame õigel hetkel pausi peale panna, leiame detaile, mis paljastavad meile üsna palju infot selle kohta, mille Jax toime pani. Esimene tagasivaade näitab kedagi öösel naabruskonnas autoga sõitmas. Samuti näeme, et tee ääres on kiirusepiirangu märk. See asub teise märgi kõrval, millel on kirjas lapsed mängivad. Seejärel järgmises tagasivaates näeme kauguses eredat valgust. Need tunduvad olevat auto esituled. Kõike seda arvestades ütleb teooria meile, et tõenäoliselt sõitis Jax liiga kiiresti ja sõitis kellelegi otsa. Tõenäoliselt lapsele. Seda arvestades, võttes arvesse ühes mälestuses antud vihjet. Ja kui arvestada, et tema tuba näeb välja nagu väikese tüdruku tuba ja tema kujundus meenutab kaisulooma, hakkab kõik palju rohkem mõtet omama. Kas siis Jax sõitis väikese tüdruku alla ja kogu tsirkus on seal, et talle seda meenutada? Kõik viitab sellele, sõbrad. Sest tundes Jaxi, sattus ta ilmselt paanikasse, kui nägi, et oli väikese tüdruku alla ajanud. Ja selle asemel, et teda aidata, lihtsalt lahkus ja jättis selle tüdruku maha. Tõenäoliselt on see mälestus see, mis teda kõige rohkem piinab. Sellepärast ilmuski ta tsirkusesse lilla jänesena. Tõenäoliselt sellepärast, et tüdrukul oli samasugune kaisuloom, kui Jax ta alla ajas. Ja see lilla jänese kaisuloom oli viimane asi, mida Jax tüdrukust nägi. Ja nüüd olekski mõistetav, miks tema tuba on täis vikerkaari ja ilusaid värve. Pealegi, kui me vaatame teiste tegelaste tube lähemalt, on need kõik kujundatud selleks, et teda piinata. Zubli tuba on täis peegleid ja ta peab pidevalt end nägema ning oma keha düsmorfiaga toime tulema.
Seega peab Jax toime tulema kõigi nende väikese tüdruku asjadega, mis tuletavad talle meelde tema elu suurimat viga. Aga sellega asi ei lõpe. Selle kõige peale on veel üks viis vaadata, mis, kui sellele tõsiselt mõelda, muutub veelgi õudsemaks. Asi pole ainult selles, et Jax põgenes pärast juhtunut, vaid ka selles, et pärast kokkupõrget toimus veel üks avarii. Midagi piisavalt tugevat, et jätta tema keha pärismaailmas täiesti kasutuskõlbmatuks. See on juba õudusunenäoline tragöödia, sest siis poleks tsirkus lihtsalt emotsionaalne pelgupaik, vaid sõna otseses mõttes ainus asi, mis teda teadvusel hoiab. 7. osas anti meile juba oluline vihje C ja A kapslite kohta, kus kehad jäävad erusaks, samal ajal kui mõistus on tsirkuses sees. See pole lihtsalt juhus, see oli pigem viis nende kehade elus hoidmiseks. Ja kui sa seod selle Jaxiga, hakkavad ilmnema asjad, mis varem tundusid imelikud, aga nüüd on neil mõte olemas. Näiteks tema kõnemaneer. Või pigem see, et ta ei räägi üldse. Ta peaaegu kunagi ei ava suud. Tema suu on alati kinni, just kui see poleks ainult osa tema disainist, vaid ka piirang. Ja siin muutub teooria väga veidraks. Sest kui tema päris keha on kahjustatud, kui ta sõltub mingisugusest hingamistoest, siis võib tema avatar seda peegeldada. Mitte otseses mõttes, vaid sümboolselt. Nagu oleks isegi tsirkuses asju, mida ta enam teha ei saa, mis antud juhul oleks suu avamine. Või mis te arvate sellest pidevast naljast, kus tal nahk maha tõmmatakse? Võib-olla sai Jax selles tugevas kokkupõrkes mingisuguse põletuse või midagi sellist, mis jättis ta kehaosad ilma nahata. Nüüd, pärast seda, mida nägime 8. osas, tundub, et tsirkus ei hoia neid lihtsalt kinni, vaid see on selgelt ehitatud selleks, et neid seal hoida, kuni väljas midagi muud toimub. Need ei ole lihtsalt tavalised õnnetused. Pigem juhib seda kõike keegi või miski. Ja see muudab Jaxi olukorra veelgi hullemaks, sest enam ei ole tegemist lihtsalt kellegagi, kes peidab end, vaid võib-olla ei saa ta isegi tagasi minna, isegi kui ta tahaks. Kui sa kõik selle kokku paned, siis teooria on järgmine. Jax teeb midagi pöördumatut, satub paanikasse, põgeneb, leiab väljapääsu ja kasutab seda ilma mõtlemata. Aga see väljapääs ei vabasta teda, vaid vangistab ta millessegi muusse, kohta, mis pidevalt tuletab talle meelde, mida ta tegi. Samal ajal, kui tema keha pärismaailmas jääb lõksu ja on kunstlikult masinate abil elus hoitud. Ja kõige hullem on see, et isegi kui ta tahaks nüüd sellele vastu astuda, on tõenäoliselt juba liiga hilja, sest ta ei vali enam jäämise ja lahkumise vahel, vaid on lõksus tsirkuse ja pärismaailma mälestuste vahel. Seepärast tundub kõik tsirkuses talle nii isiklik ja sellepärast püüab ta alati oma reaalsust vältida, et unustada, mis on väljaspool. Ja tänu sellele, mida 8. osa meile paljastas, on meil juba üsna hea ettekujutus sellest, mida Jax tegi. Mis teie arvate sellest teooriast? Kas usute, et Jax sõitis tõesti väikese lapse alla? Ootame teie arvamusi kommentaarides.